Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile keskkonda EdCanvas. EdCanvas võimaldab koondada igasuguseid erinevaid materjale, nii neid, mis on internetis, kui ka neid, mis on arvutis. Mis on selle keskkonna puhul veel üks tore asi, et selle keskkonna puhul on mõeldud ka koolide peale ja õpetajate peale, nii et teda on väga mõnus kasutada haridussüsteemis. Asub ise see keskkond aadressil edcanvas.com ja kui ma nüüd lähen siia paremale poole, siis siin on 2 nuppu, login ja sign up. Et kui mul kontot ei ole ja ma klõpsan sign up, siis kõigepealt küsitakse minu käest kohe, et kas ma olen õpetaja või olen õpilane. Nii, no ma näitan mõlemad variandid ära. Et esimene, et ma olen õpetaja. Kui ma selle peale klõpsan, siis on näha, et mul on võimalik siduda see konto oma Gmaili kontoga, Google kontoga või siis Facebookiga ja minu käest küsitakse eesnime, perekonnanime, meili aadress ja salasõna ja siis klõpsan nupule sign up. Aga kui ma nüüd oleksin õpilane, siis sellisel juhul on mul võimalik see keskkond siduda Google kontoga ja nüüd ma saan endale siis ka ilma selleta konto teha, kasutades kasutajanime, eesnime, perekonnanime ja näete, mis on eriti tore. Õpilane ei pea sisestama endal meili aadressi, et on ju palju algklassides õpilasi, kellel veel neid ei olegi neid oma meili aadresse. Siis ta peab sisestama salasõna ja siis on veel klassikood. Et nimelt, kui mina olen õpetajana teinud ühe klassi, siis kui õpilane loob endale konto ja ta teab seda koodi, mis õpetaja klassil on ja ta selle siia sisestab, siis on ta automaatselt seal klassis kohe olemas ja õpetaja saab siis ka jälgida tema neid materjale. Nii, aga sisse logimiseks ma klõpsan login, küsitakse siis minu käest, et kuidas ma tahan sisse logida, kas mul on siis Google konto kaudu või siis Facebooki või siis minul on tehtud eraldi konto. Nii, ja sisestan kasutaja nime salasõna, klõpsan login ja mind logitakse keskkonda sisse.